Saatele lükkavad käigu sisse Swedbanki kasko ja liikluskindlustus. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik karantiinlisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi. Tervist, rõõm teid taas näha. Pühad on möödas, aastanumbergi vahetanud ja minu suureks rõõmuks on talvgi kohale jõudnud. Aga mis me siin pikalt juttu teeme, väljas on päris krõbedad miinuskraadid ja oma tänast saadet alustame politseist, vaatame, kuidas möödusid pühad ja aastavahetus ning milline oli üldse aasta 2025 liikluses. No liikluse vaates on pühad ja aastavahetus läinud tegelikult tunduvalt rahulikumalt kui eelmisel aastal. Et me kontrollisime küll joobes juhtide osakaal linna või maanteedel umbes 40 000 pluss kontrolli, aga joobes juhte oli kuskil 60 suurusjärgus ja see on siis poole võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Et kui me kogu aeg räägime, et kui te joote, siis rooli ei lähe, et tundub, et hakkab eestlastele kohale jõudma see vaikselt. No ma tahan uskuda, et see äkki on selliselt, kuigi ega kunagi ei saa ju mürki võtta selle peale, et see nüüd päriselt ka nii on. Arvatakse mõnikord, et võib-olla siis oli kuskil vales kohas seda kontrolli tehtud, aga pigem usuks seda, et joobes juhte on vähem liikluses. Ja kui eelmist aastavaate tegelikult, siis oli ka joobes juhtide tabatud osakaal oli ka 5700, tavaliselt on ta kuskil 6500 juures. Kui me nüüd eelmist aastast tagasi lähme, siis eelmine aasta tegelikult liikluses oli meil vaba Eesti ajal kõige parem. Ehk siis ohutuse vaates meil oli küll hukkus 44 inimest, mis siis on tunduvalt väiksem arv, kui ta mitte kunagi on üldse olnud, eelmine aasta oli 69 samal ajal. Vigastatuid oli 300 võrra vähem kui eelmisel aastal ja see on ainult positiivne. Siin võib ainult autojuhtidele ja teistele liiklejatele öelda suur aitäh, et olite vastutustundlikud ja käitusite liikluses hästi. Kiiruse ületamisi oli palju tegelikult. Ütleme, et kui õnnetuste osakaal oli igatpidi väiksem, siis kiiruse ületamisi ikkagi oli. Et võib-olla Eesti on natukene selline autorahvas, ei peeta nagu eriti lugu sellest pluss 10 kilomeetrit tunnis kiiruse ületamisest. Aga meie politsei vaatest jälle, kui me õnnetusi pealt vaatame ja siis neid analüüsime hiljem, siis mida väiksem on su sõidukiirus, seda varem sa märkad siis seda ohtu ja seda väiksemad on ka siis õnnetuses vigastused. Kas liiklusõnnetuste puhul on ka näha, et võib-olla neid õnnetusi on vähem küll, aga on näiteks raskemad või vastupidi on pigem selliseid plekimõlkimisi rohkem? No plekimõlkimisi on alati rohkem, et see on nagu teada-tuntu fakt, et kõige rohkem õnnetusi juhtub tõenäoliselt kuskil parkimisplatside peal on ju väiksed kõksud, aga need ei ole võib-olla niivõrd olulised. Kuigi me tegelikult vaatame liiklusõnnetuste puhul ka seda, et kus on need varalise kahjuga liiklusõnnetused tekkimas on ja nende siis osakaaluni varalise kahjuga, kui siis on inimkannatanutega mingi ristmikute vaates, et kas seal on siis võimalik mingeid asju paremaks teha. Aga eelmine aasta oli kergem, meil trendidest oli võib-olla kõige rohkem muret tekitav jalakäijate õnnetused, jalakäijad küll õnnetusi oli natukene vähem, aga hukkus kahjuks jällegi rohkem kui eelmisel aastal jalakäijate õnnetustes ja see on nagu üks murekohtadest. Kusjuures ka see on mul endale silma, et meil on Sauel ja jalakäijaid ei ole näha, et räägitakse küll, et pane helkur külge, aga tegelikult ma näen alles siis, kui ta on mul juba auto ees. See on üks osa, et me see aasta ka proovisime seda jalakäijatele helkuri kampaaniat natukene jälle taaselustada üleriigiliselt ja jagasime ise ka siis helkureid jalakäijatele rohkem välja. Aga jällegi teine asi on selle juures autojuht ise, et autojuhil ja jalakäija õnnetused juhtuvad pahatihti reguleerimata ülekäiguradadel, kus siis üks sõidukijuht ei anna siis teed jalakäijale, kõrval võib-olla auto on peatunud, aga see konkreetne juht siis ei peatu ja sõidab ristmikule välja. Või teine asi siis parem pööldad, kus kohas autojuht sooritab manöövrit, ei pane jalakäijat jällegi tähele ja jalakäija jääb alla. Jalakäijad saidki hukka just nendes olukordades, kus kohas nad ei
adunud seda ohtu võib-olla, et mindi ülekäigurajale, vaadati telefoni, keelava fooritulega, oldi joobes ja satuti siis kuskile selle ühistranspordi ette, jäädi suurele veoautole siis pimedasse nurka. Aga seal on jällegi 2 osapoolt, et sõidukijuht on alati see tugevam osapool, kellel on siis mass sõidukil, kellel on kiirus, ja liiklusseaduse järgi peab ta alati tähelepanelik olema siis nende jalakäijate suhtes või vähem kaitstud liiklejate suhtes. Uuelt aastalt südamest tahaks väga oodata seda, et kannatanute ja hukkunute arv langeb veelgi. Et meil on nüüd päris suur samm ees. Jõuda veel nagu madalamal tasemele, eks me näe. Aga praegu on esimene kuu on käimas, on esimesed päevad jaanuarist, lumi on maas, autojuhtidele ikkagi ootamatu. Võib-olla see eelmine talv ei olnud meil nii palju lund ja sellist libedust, aga sellel aastal juba näeme, et satutakse vastassuunda, võib-olla valed sõiduvõtted natukene, tekib mitmeid kannatanuid liiklusõnnetustes laupkokkupõrgetest, et talviste teeludega tuleb harjuda ja arvestada madalam sõidukiirus tagab ohutus. Kui sul on vaja või sa oled mõelnud endale ATV-d osta, siis ilmselt sinna kõrvale on tekkinud veel miljon muud küsimust. Milline see masin olema peaks, miks valida teatud kubatuuri ja nii edasi ja nii edasi. Et asjas veidikene selgust tuua, sõitsime Tartusse, kus motohobi eksperdid annavadki teile nüüd täpsemalt nõu. Veiko, mis on sinu selline, ütleme, esimene soovitus inimesele, kes kodus mõtleb, tahaks ATV-d, hakkab netist vaatama, et kuhu poole pilku pöörata või mida tähele panna? Ära tee ju kodus otsustust üksi, et sa võid eeltöö kõik teha, oma internetioskusi kasutada, surfata ühelt lehelt teisele, aga lõppotsus jätta spetsialistide kasuks. Et tule müügisaali meie juurde või meie edasimüüjate juurde ja küsi spetsialisti käest ka arvamust. Ja las see spetsialist olgu ikkagi reaalselt margiesinduse töötaja, mitte naabrimees. Et see oleks võib-olla minu soovitus. Inimene peakski endale tegema kõigepealt selgeks selle, et mille jaoks ta reaalselt ATV-d vaja on. Et kas ta tahab lihtsalt metsast küttepuid välja tuua, kas ta tahab lapsi sõidutada sellega, kas ta tahab sõpradega minna off-roadi sõitma või on tal üldsegi mingisuguse suusarada vaja tõmmata ja nii edasi, et eks siis ta peab enne kõik ise tegema selgeks, mis valdkonda ja kui suures töömahus seda ATV-d vaja on. Vastavalt sellele saame meie juba ka teha siis soovitused nii kubatuuri võimsuse kui ka igasuguse lisavarustuse näol. Et kui inimene tuleb ostma endale töövahendid, siis ta peab teadma ju tegelikult, kas see konkreetne masin on talle töövahendiks sobilik, aga kui ta seda ise internetis selgeks ei saa teha, siis võibki tekkida kahjuks see koht, kus ta teeb internetist ostu või piisava eeltöö näol võib-olla vale otsuse. Et selle jaoks oleme ikkagi jätkuvalt meie, kes selle otsuse aitaks tal teha. Kas see on linnalegend või vastab osaliselt ka tõele, et 500 on siuke väike laste mänguasi ja 1000, see on ikka korralik tööriist? No eks off-roadi mehed ütlevad kindlasti, et 500-sega ära metsa kaasa tule, et sa võid meil varustuskasti ja neid vedada end järel, et meiega sa nagu siis tempot ei suuda hoida, aga tegelikult see on täiesti vale arvamus. 500 mudel CF-i valikus on läbi aastate, läbi mudelite lõike olnud enim müüdud ATV. Suudab lund lükata, suudab haagist vedada, suudab ka lõbusõitu pakkuda. Ja tegelikult ütleme nii, et kui rooli ja või nii-öelda siis juhtraua ja istme vahel tihend on piisav ja pädev, siis suudab ka tegelikult tonniste suurte masinatega metsas sammu pidada, sest paljuski on ikkagi sõiduoskustes ja nippides asi kinni, et ega see suur mootor ja raske masin võivad pigem osades olukordades nagu kahjuks olla, kui mitte kasuks. Aga kui 500 teeb töö ilusasti ära, siis mille jaoks ja kellele on mõeldud 1000? Noh, nagu ka automaailmas on ka ATV maailmas on keskklassi masinad ja on lipulaevad, et 1000 on lipulaev ja see peab olema mudelivalikus. Ja mis sa salatega, selles mõttes me kõik võib-olla ühel hetkel tahame S-klassi Mersuga sõita, et miks mitte siis sõita 1000 CF-iga. Või naabrimeest paremad olla? Või on ka tegelikult täna on see kibestunud eestlase teema, et kui sul on endal 850 ATV, siis naabrimees soetab endale tonnise.
Kas siin kehtib ka mingi selline loogika, et raskem masin, näiteks nagu 1000 on, lükkab lund paremini, sest et ta lihtsalt püsib selle libeda peal võib-olla paremini, suudab suuremat hange edasi liigutada? Ta ei ole linnalegend, aga seal on, ütleme nii palju kui inimesi, nii palju erinevaid arvamusi, aga küll on seal tegelikult mingid sellised reaalselt fakte ikkagi mõlema masina puhul olemas, et nii-öelda kergema mootoriga, kergem masin, näiteks ala seesama 500, millest ennem rääkisime, tema libedates oludes nii-öelda siis 4-ratta ringi rabamine ei tule nii lihtsasti, kui tuleb suurema masinaga ja suurema mootoriga masinal. Et ehk siis suurem masin suurema jõudlusega võib, ütleme siis lumistes oludes olla justkui natukene nõrgemate näitajatega puhtalt sellepärast, et ta ei saa nii palju seda jõudu maasse. Et 500 saab oma jõu paremini maasse, aga need on ka jälle muutuvad olukorrad, et ega seal sellest maapinnast sõltub päris paljustki, aga jaa, see väide ei ole tegelikult vale, et 500 või samas mahus kubatuuriga masin võib lund lükata isegi paremini kui see suur 850 või 1000 masin. Et alati ei ole suur võimsus nagu parim näitaja. Hinna ja suutlikkuse kvaliteet on nagu kõikidel CF-idel hea. Et aga hinna ja suutlikkuse osa on just väga hästi paigas, et ta tõesti suudab oma asjad kõik ära teha ja mina ütlen küll julgelt, et mina metsas pöialt nagu päris igas kurvis sirgeks ei julge lükata, et see kiirus on muljet avaldav, puude vahel hakkab see asi rohkem tunneliks jooksma, nii et 500-ga saab väga hästi fun sõitu ka teha. Oleme ausad, kui sul ongi müügiportaal ees, kus sul on 2 aastat vana 1000 ja müüakse mingil seletamatul põhjusel jube hea hinnaga ja vaatad, et müügisaalis saaks 500 või 600 ATV saaks ainult võib-olla 1000 või 2000 eurot kallimalt, on ju, et võib-olla lähebki inimene seda nagu natukene vanemat masinat ostma, aga suuremat kubatuuri ostma, aga siinkohal ta nagu võib-olla ei anna endale päris aru selle osas, et mis selle masina eelneva ajalugu on. Et igasugused remondi ja varjatud kulud võivad tuleda päris kiirelt peale ja ega see ka töö tegemise juures, et kui sul on nagu eelarve ette suhteliselt piiritult ette pandud, et siis see võib natuke töö tegemisel piire seada, küll aga ka nendest piiridest, nendest töödest tuleks nagu meie kui müügispetsialistidega rääkida, sest on vahendid, kuidas seda tööd võib-olla lihtsamini teha ja mingite lülitite või seadmete näol seda enda töö igapäevast tööd nagu mugavamaks teha. Et kas või lumesahkade erinevus, millest meil eelmine kord oli juttu, et need on nii palju erinevaid variante, et saad õige asi välja valida, seda ise nagu interneti teel raske teha. Samamoodi siis igasugused lülitite lahendused, et need lülitid asetseks sulle siin käepäraselt, et need käepidemed läheks soojaks ja nii edasi, et neid kõik asju ise ju inimene ei tea täpselt. Ja seda saab internetis selgeks teha, aga ma ei tea, kas seda kõike nagu peaks päris ise nagu studeerima. Tänaseks on lumi maas, kas teil on veel ATV-sid ja lumesahkasid? On, leiame. Paneme kokku, pakendites on nad täitsa olemas, paneme kokku kliendi jaoks, kliendi soovide järgi vastava lisavarustusega ja saab minna rõõmsalt oma tänavaid või maja siis lumest koristama ja lõbusõitu tegema. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Idealautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaali saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Sõida Swedbanki netipanka, sest meilt saad tavalisest laiema kaitsega kasko ja hea hinnaga liikluskindlustuse. Eesti autoturg on viimase aasta jooksul läbi teinud korraliku raputuse. Müüginumbrid on kukkunud, ostjad on muutunud ebakindlaks ja paljud otsused on pandud pausile. Ühelt poolt mõjutab autoturgu loomulikult automaks, aga teisalt ebakindlus. Kas ja millal reeglid jälle muutuvad? Kohe aga uurime, milline nägi välja siis Eesti autoturg aastal 2025 ja mida oodata uuelt aastat.
vaadata seda tervikuna kogu autoturgu, siis müügilangus 2-kordne, siis 50% on olukord, mida ei ole eelneval automüügi ajagas üldse juhtud paremaks. Kas see 2025 aasta jääb meelde kui selline erandkorras langusaasta või see ongi nüüd meie uus normaalsus? Ma arvan, et ta jääb selliseks, ütleme, põhjaks. Ma väga loodame, et 2026 natukene ikkagi turg taastub, aga see taastumine pigem võib olla suurusjärgus 15% või natukene peale. See langus oli päris suur, et mis selle põhjustas? Kas oli automaks ainult see põhjus või ka ostjate ebakindlus? Et tegelikult mõlemad ja ma arvan, et need põhjusi oli ka veel, sest just selle automaksu registreerimistasu osa juhtus ju see asi, et see mitte kehtestatud ainult uutele sõidukitele, vaid see kehtestati ka kasutatud sõidukile. Ehk piltlikult öeldes, kui nii-öelda ostja, kes tahab uut autot osta, nüüd tagasi oma vana sõiduki, siis ka selle peale tuli see registreerimistasu ja sellistel juhtudel mõnikord on see väga kalliks. Kindlasti oma rolli mängib ka täna üldine majanduslik olukord ja nõnda ostjate selline mõttekäigud, et mis selles olukorras võiks teha, kas osta neid või osta hiljem. Et selline segadus kindlasti praegustel autoturil on see, üheks põhjuseks on, et miks olukord selline on. Ma olen automaksuga nõus, aga minu meelest registreerimismaks on ebaproportsionaalselt suur. Et võtame näiteks Saksamaa, et ka seal on kordades väiksem. See ei ole natukene üle paisutatud ja pingutatud. Jah, tegelikult see nii on, et kui päris algusesse minna, siis juhtus ju selline olukord, et algselt plaaniti mootorsõidukimaksu kehtestada kogusummas 120 miljonit. Ühel hetkel märkamatult see summa suurenes, aga mitte omakoodadega, vaid seda summat korrutati 2-ga, ehk sooviti saada 200-400 miljonit. Tõesti, nii nagu praegu välja tõite, me vaatame teiste riikide praktikat ja teiste riikide hinnastamistaset, siis see registreerimistasu poole võrreldes Eesti elatustasemega on tõesti kallis, tunduvalt kallim kui teistes riikides. See täna on isegi Euroopa Liidus veel 7 liikmesriiki, kus registreerimistasu üldse ei ole, vaid on auto nimelt aastamaks ütlema. Kas on kuulda, et kuidagi ohutuse poole pealt on ka muutusi toimunud, et need, kes peavadki omale odavamat autot üleval, et nemad ei jaksa remonti, võib-olla ostavadki uue samaväärse sellise 1000 eurose auto? Ja see, mis ta nüüd praegu välja tõite, on väga kurb tõsiasi, sest kogu selle asja juures ongi selline võtmesõna liiklusohutus, mis kogu selle asja juures kannatab. Ja täpselt nii ongi juhtunud, et inimesed, kellel ei ole võimalik soetada värskemaid autosid, ostavadki just selliseid kasutatud sõidukid, millele veel justkui liavaatus kehti, aga oleme realistid, oma olukorras on nad sellised, nagu nad on, kindlasti jätavad soovitada adressid ja kõik need asjad. Mida toob 2026 aasta või mida üldse soovitada nii-öelda seal meie Toompeal olevatele ametnikele, et mida teha teisiti, et sellist olukorda meil täna ei oleks? Mina ütleksin niimoodi, et ametnikele on see hea soovitus, et ütled liiklusotsused nimelt ei tee. Seal autovaldkonnas või mis iganes. Mina alati soovitan nii-öelda professionaalide või ekspert nõukoos. Täna on see selgelt et nad teevad rahanduslik see otsus ja ekspert arvamustega pole üldse arvestab. Aga mida toob aasta 2026 automüügis kindlasti sellist, nagu ma ütlesin, tõusu nagu 2024 sellisel kondadel või näe. 25 aasta tulemusel võib-olla see kasv 15% peale ja kindlasti, mis on probleemne koht see, et autode keskmine vanus Eestis kahjuks pidevalt vananeb. Tänane aasta algusega vaatasin andmete järgis 14,5 aastat on siis testis registris oleva sõiduki vanus. Ma siiralt loodan, et 2026 tuleks liiklusohutuse mõttes siiski sama nimelt ohutud, nagu oli 2025, ehk liiklussõrmade arv oli tüti aja päris mõdad.
Alexelal on väga palju erinevaid elektripakette, kas te ise oskate täpselt öelda, kui palju teil neid juba kokku on? See on väga hea küsimus. Tegelikult ei tasu neid isegi kokku lugeda, sest meil on tõesti elektripakette igale maitsele. Ehk siis meie juures saab elektripaketi endale valida nii korteriklient kui ka majaklient, kui ka tegelikult päikesepaneelidega, väiketootmisega klient. Ehk siis me pakume tõesti elektripakette igale maitsele. Me oleme ka turule tegelikult toonud 3 täiesti uut elektripaketti, milleks on siis vali ise, paindlik Fix ja virtuaalaku elektripakett. Ehk siis me kuulame klienti ja oleme lähtunud sellest, mis klient räägib ja vastavalt sellele siis oleme teinud erinevaid mugavdusi elektripakettidest, et klient saaks elus tegeleda millegi olulisemaga kui elektripaketi hinna vaatamisega, ehk siis me leiame kõigile lahenduse. Meie kõige populaarsem elektripakett on iseenesest aastal 2023 lansseeritud ajalooliselt pingevaba elektripakett, kus hind on fikseeritud 1 kuuks. Aga sellel aastal turule toodud pakettidest on kõige populaarsem tegelikult vali ise elektripakett. Ehk siis sa saad iga kuu valida, kas sa soovid hinda fikseerida või soovid börsihinnal olla. Ja selle paketi puhul on see eelis ka, et tegelikult see on ilma leppetrahvita pakett. Ehk siis kui sulle see pakett ei sobi ka, siis sa saad seda muuta ja vahetada ka. Et see on hästi mugav pakett ja seda on kliendid hästi vastu võelnud. Jah, absoluutselt, et meil on lahendusi nii eraklientidele kui äriklientidele, ehk ei ole oluline, et mis segmenti või mis kliendigruppi sa kuulud, et me leiame alati lahenduse. Ühe koha pealt on see hea, et Alexelal on see valik hästi suur. See annab hästi palju võimalusi, aga teisalt see võib-olla tekitab ka segatust. No võib ikka juhtuda, et inimene lihtsalt ei tea, ei oska midagi valida, ta tahab, et tal kodus tuli põleks. Aga mis see kõige mõistlikum käik oleks, sest et ei ole ju mõtet ka üle maksta? Absoluutselt, et kõige mõistlikum on esmalt minna Alexela kodulehele, et seal on 3 hästi lihtsat küsimust, millele siis saad enda vastuse valida valikvastusega, et ei pea ise ka ülemäära palju mõtlema ja siis tegelikult me juba soovitame sulle, milline elektripakett sulle sobib, aga eelkõige sa pead lähtuma sellest ikkagist, milline sinu riskitaluvus on. Et üks asi on see, kui sa suudad vastu börsihinda enda tarbimist reguleerida, teine vaade on siis asjale see, et kui sa tegelikult soovid hinnakindlust ja tahad teada, palju sa iga kuu maksad ja siis seal vahepeal on veel palju erinevaid valikuid, aga kindlasti soovitame Alexela kodulehele minna ja seal tegelikult sa saad vastavalt oma tarbimisprofiilile ja riskitaluvusele saad sa tegelikult väga konkreetse ja hea soovituse. Ja kui hätta jääd, siis muidugi alati aitab ka meie klienditeenindus, et pöörduge julgelt. Kui meie vaatajate hulgas on inimesi, kes näiteks koduses kontoris töötavad, elekter tuleb erakliendi nimele, aga tahaks näiteks autot seal samas maja kõrval laadida võib-olla läbi ettevõtte. Kas see on võimalik? Jah, absoluutselt. Et tasub alati selliste mõtete korral meiega ühendust võtta, et meil on väga hea lahendus, koduelekter teile kaasa ja me kindlasti aitame selle teie jaoks hästi mugavaks teha ja oleme selles osas juba klientide peale mõelnud ja selle lahendus välja töötanud. Selline sai siis selle aasta esimene Motomelu saade. Kui teil on näid ideid, mõtteid, ettepanekuid, kellest või millest me oma saates juttu tegema peaksime, siis loomulikult kirjutage meile. Teie aga nautige mõnusat talveilma, külastage meie sotsiaalmeediakanaleid ja näeme juba järgmisel laupäeval.